kunst tähendas ka raha, sest Nõukogude Liidus ei olnud inimestel palju osta ja siis osteti kunstisalongist kunsti. Inimesed ostsid väga palju kunsti. See oli hoopis teistmoodi, et kunst oli väga oluline, sellega kaasnes kindlasti raha. Tere! Tere! Ja, et see on esimene vist intervjuu meie kevade festivali jaoks. Ja, et olete see autor selle kuulsa punase teose, mille nime keegi ei tea. Ma ka ei tea. Ma lisaks pean ütlema, et see on tehtud aastal 2001, kui ma olin 25-aastane. See ei ole tehtud sel ajal, kui ma õppisin Pelgulinna gümnaasiumis. Mul pole õrna aimugi, kuidas see teos siia jõudis. Ma ei mäleta, kas ma olen äkki andnud, äkki on küsitud, ma ei tea, kuidas see siia jõudis. Et see on väga mitu aastat peale Pelgulinna kunsti keskkooli tollal lõpetamist, mis juhtus aastal 1995, et sellest on 6 aastat möödas. Ma olin kuulnud, et see oli kellegi lõputöö olnud. See ei ole lõputöö. Kindlasti mitte. Ma lõpetasin maali osakonna EKAs aastal 2000. See lõputöö on võib-olla natuke sarnase formaadiga, sellised pikad, kitsad, värvilised maalid, kus domineerib paljudel maalidel üks põhitoon, aga see ei ole, see on aasta hiljem maalitud juba. Eks pealkirjata töö? Ma ei mäleta pealkirja, seal võis olla, ta võis olla mõnel näitusel, mida ma enam ei mäleta ja ma tõesti ei mäleta, kuidas see siia kooli sai. Mul õudselt huvitav on see, kuidas see nii nagu glossi jäi, kuidas see nii läikiv jäi see... Ma võin kohe rääkida, et siin kõrval on Triinu Jüürväse, kes oli minu kursaõde maalikateedris Eesti Kunstiakadeemias, on tema teos. Ja ma arvan, et tollal 90-ndatel, kui me EKAs õppisime maalikateedris kõik, et see oli kuidagi nagu moes, mingis kõige suuremas plaanis kasutada erinevaid materjale. Ma mäletan ühte kursusekaaslast veel, Noora Niio Juss, kes kasutas liiva, mis oli kuidagi nagu liimiga kinnitatud. Triinu kasutas straadijuppe, igasuguseid asju. Mina kasutasin mingeid asju, siin on mingisugused ehted detailid, need väiksed valged südamed. Ja siin ma olen kasutanud spreid, sellepärast ma olen läbi mingisuguse aukudega pinna nagu teinud seda efekti ja meil oli väga moes kasutada remondivärve, sellepärast ongi nii-öelda glossi. Et me kasutasime lihtsalt remondivärve, mida me ostsime nagu mingisugusest ehitustarvete poest ja nendega oli hea nagu luua selliseid ühtlasi läikivaid pindu, mida sai kombineerida siis palju maalilisemate pindadega. Et me kõik peaaegu sellel kursusel kasutasime selliseid alternatiivseid vahendeid ja meetodeid. Miks? See oli, ma ütlen, see oli mingi ajastu vaim, see oli kuidagi moes, me kuidagi võib-olla üksteist innustasime, et ma mäletan just meie kursusel seda. No, eks see oli vaene aeg ka ja need õlivärvid olid kallid ja et sa said nagu pinda väga efektselt palju odavamalt võib-olla ka siis nagu katta ja see andis, kuigi see ei olnud niivõrd see hind, kui et see andis hoopis teised võimalused. Mikki veel huvitlas, et miks te selle puidu peale tegite? See oli sellepärast, et see lõuend, päris lõuend oli ühelt poolt kallim, aga teine ja palju olulisem asi, ma arvan, on see, et lõuendile sa ei saa sellist kollaažitehnikat teha, sa ei saa lõuendile kinnitada, nagu Triinu tegi mingisugused traadijuppe. Et see ei ole, et noh, et lõuend, ta ikkagi natukene nagu loksub, on elastne, et see nagu, seda nimetatakse masoniidiks, selle peale muide on maalitud enamus Olev Subi maale. Et Olev Subi oli veendunud, et see on palju vastupidavam materjal. Meie kasutasime mitte väljendit masoniit, vaid Soome papp, et see on palju vastupidavam materjal ajale kui lõuend. Et subimaalid, mis maksavad väga palju, on tihti samal materjalil. Aga mina arvan, et meie puhul just see, et sa saad sinna peale kuhjata kõike, et ta ei hakka pragunema, kuna lõuend ikkagi vetrub, vaid et on selline stabiilne alus sellele kõigele, mis meile meeldis maalipinnale kokku kuhjata ja erinevaid materjale kasutada. Et mina arvan, et asi on tegelikult selles. Kust tuli see väljend Soome papp? See oli ennem juba siis olemas, kui me sinna EKAsse astusime aastal 96. Mina ja Triinu astusime. Eesti Vabariik oli väga noor. Et ma lõpetasin selle kooli siis nagu 4 aastat peale Eesti iseseisvuse väljakuulutamist või taasiseseisvuse väljakuulutamist ja siis hakkasid vaikselt tulema need lääne ehitusmaterjalid, nad olid uued.
ja seda Soome pappi kasutati ehitusel väga palju, et ma arvan, et see oli lihtsalt Soome firma asi ja mida nõukogude ajal polnud olnud, et ma arvan, see on see põhjus. Okay. Aga ütleme siis masoniid, see kõlab väga olev sobi ja palju peenemalt. Kõlab küll peenemalt. Et te käisite siin Pelgumi gümnaasiumis, lõpetasite sellest, läksite EKA-sse. Aga mitte esimesel aastal. Erinevalt praegusest oli tollal EKA-sse väga raske sisse saada. Et kui praegu see on natuke siin lollide kool, et kuhu saab igaüks, et ei ole vaja mingisugust eelnevat haridust tingimata. Et me ei kujuta ette, et inimene saaks lavakasse sisse, kes ei ole tegelenud teatriga, kes pole huvi tundnud, kel pole nähtavat annet, siis EKA puhul see on juba ammu täitsa võimalik. Et siin oli väga raske sisse saada. Maali kateedril oli üks kõige kõrgemaid konkursse ühele kohale. No vähemalt 10 inimest ja see oli nagu moega võrreldav ja näiteks graafilise disainiga, mis oli ka uus tõusev ala, sest hakati arvutid tulid ja hakati siis nagu graafilist disaini tegema arvutis. Ja kõik võimalikult raamatukujundused, plakatikujundused, see on nagu uued alad, aga maal oli jätkuvalt väga populaarne, et ma ei saanud esimene aasta sisse ja siis ma õppisin 1 aasta filosoofiat humanitaarinstituudis, mis oli uus ja moodne kool. Ja siis ma sain aru, et ma ei taha saada filosoofiks, vaid ma tahan ikkagi maaliga tegeleda, et siis ma järgmine aasta sain sisse aastal 1996. Ja siis te lõpetasite selle EKA ja siis... Ja ma lõpetasin EKA, ma lõpetasin see 4 aastat bakalaureust, mis on nüüd võrsustatud magistriga ja siis ma sain kohe edasi, kuhu oli ka suur konkurents ja mingitel aladel ei võetudki inimesi vastu. Näiteks Maalis ei olnud võimalik astuda magistratuuri. Sellepärast, et need inimesed, kes olid enne meie kursust sinna sisse astunud, et nad ei suutnud nominaalaega ära lõpetada ja need kohad ei vabanenud. Mina astusin uuele erialale Jaan Toomiku asutatud interdistsiplinaarsete kunstide kateedrisse, mille ma lõpetasin siis ka nominaalaega 2002. Ja siin oli ka väga suur konkurents ja seda kateedrit enam ei ole. Et kui ma vaatan mõnikord EKA tööpakkumisi, siis ma saan aru, et mul ei ole kuhugi kandideerida, sest seda kuidas öelda, seda eriala enam seal ei õpetata sellisel kujul. Ja Maali eriala õppejõuks kandideerida tundub veider, sest ma nagu ei ole, ma arvan, 20 aastat maalinud. Okay. Ja siis, mida te pärast seda tegite, kuidas te tänapäeval enda elu elate? Ma olen dokumentaalfilmi režissör. Mul on 3 dokumentaalfilmi välja tulnud. Esimese nimi on Armastus ja 3 punkti on taga. Siis on Mare Tralle saladus ja nüüd sellel kevadel tuli välja Kunst ja külm sõda. Mul on üks film veel välja tulemas Ando Keskkülast, tema eluloost, Eesti tuntud kunstnik, kes oli ka selle kooli õpilane. Et see oli selline eksperimentaalne kunstikeskkol, mis tegelikult selleks asutati, et inimesi ette valmistada astumast tollasesse ERKisse, Eesti Riiklik Kunstiinstituut, mis oli siis tänapäevase EKA eelkäija. Et see oli nii suure konkurentsiga ala, et see oli selge, et inimesi peab põhjalikult ette valmistama, et nad üldse võiksid saada kunstnikuks, see oli teine aeg. Ja Ando Keskküla kolis Saaremaalt Tallinna, et saada siin õppida näiteks. Ja endast praegu filmi, lisaks on mul veel vist 3 filmi praegu arenduses. Kas neid saab näha ka kuskil? Näha saab Armastust, saab vaadata netikino.ee. Mulle just eile saatis sõnumi selle platvormi asutaja, küsis, et mis reklaami ma olen teinud, et äkki on hästi palju kordi vaadatud, 100 kordi. Ja siis ma ütlesin, et kuigi ma andsin selle paar aastat tagasi juba sinna, see tuli välja 2017. Me räägime siin praegu 10. detsembril 2024. Ja mulle öeldi, et tohutult on millegi pärast vaadatavust tõusnud. Ma ütlesin, et sellel on väga lihtne seletus, et filmi kangel Anna Veronika, temast on saanud nüüd tõusev staar Eesti TikToki joodikute maailmas. Et see on põhjus. Ja see töötab. Ja nad nüüd vaatavad, jah. Ja Mare Tralle saladus peaks olema Jupiteris. Ja Kunst ja külm sõda me praegu produtsendiga viimistleme selle rahvusvahelist versiooni, et eks näis, kus seda vaadata saab varsti. Võib-olla ka netikinos Eestis. Või Eestil. Netikino.ee on selles mõttes tore, et seda saab vaadata kogu maailmas ja selle asutasid Ott Tänaku dokumentaalfilmi tegijad, et neist nagu levitada oma loomingut ja nad näitavad ka teiste asju palju. Mind huvitab, et mis on see ühendus selle interdistsiplinaar kunsti ja siis selle dokumentaalfilmi režissööri vahel, mis ühendab? Hiljem selles samas kateedris oligi dokumentaalfilmi kursus, mida andsid tuntud Eesti režissöörid. Et meie ajal seda kursust ei olnud.
me olime esimene lend, Jaan Toomik oli küll väga isalik ja kohal olev figuur ja hoolis meist ja meie haridusest ja jagas väga palju enda kogemusi. Aga samas meil sellist nagu võib-olla, ma räägin sellise aeg, kus arvutid alles tulid, et aastal 2000 ma mäletan, et kui ma lõpetasin EKA bakalaureuse oma maali lõputööga, et siis mul ei olnud veel e-maili. Et ma mäletan, et selle bakalaureuse töö retsensent Andrus Laansalu tahtis mulle saata seda e-mailiga seda retsensiooni ja ma ei saanud nagu seda kätte, sellepärast, et mul ei olnud e-maili. Ma vist ütlesin kuidagi valesti selle, ma kuidagi ei teadnud, et see iga täht ja koma ja alumine kriips on oluline. Et ütleme, et 2000 ei olnud veel arvuteid, et siis meil olid mingisugused tegelikult väga heade tegijate montaaži ja operaatori töökursused EKAs, aga kui sul ei ole olnud veel oma arvutitki, siis see montaažiprogramm oli absoluutselt arusaamatu, ma mäletan. Ma ei suutnud sellega eriti hakkama saada, tunde oli ainult korra nädalas, et kuidagi me saime arvestatud, aga tegelikult ma arvan, et tollal veel mingisugust nagu tehnilist oskusteavet sealt ei saanud meie esimene kursus. Mis ei tähenda seda, et mõni inimene ei oleks teinud filmi edasi õppima, kes selle vastu huvi tundis, näiteks Kristin Kalamäes, kes on Rasmus Meriva naine ja nad teevad palju asju koos, et tema õppis minu kursusel magistratuuris, et tema läks BFM edasi õppima ja lõpetas selle. Aga minu ellu tuli dokumentaalfilm nagu täiesti juhuslikult ja kuidagi ma olen selle juurde praeguse seisuga jäänud. Ja loomulikult interdistsiplinaarne kunst tähendas tollal videoinstallatsioon, performance, et video ja dokumentaalfilmi vahel on kindlasti mingeid seosid ja nagu ma ütlen, et see dokumentaalfilmi kursus lisandus sellele erialale täiesti ametliku programmi ja näiteks Minna Hint, kes on teinud mitu dokumentaalfilmi, on hiljem selle sama interdistsiplinaarse kunsti kateedri lõpetanudki. Huvitav. Mul tekkis üks mõte, et lähme nüüd tagasi selle maali juurde korraks ja äkki te panete nüüd selle pealkirja, sest ma arvan, see sobiks hästi nagu silt alla. No paneme siis nimeta. Klassika. Okay. Muide ma olen maalinud ise ennast mingi performance'i ajal, et see oli selline nagu mingid jänesed olid Jaan Toomiku korraldatud Kananaha nimelisel festivalil aastal 2001. Ja minu meelest see on kuidagi natuke muudetud seda kõike, mis siis toimus, et näiteks, et meil oli rühmitus Pink-Punk, kuhu kuulusid ka Margus Tamme, Kristin Kalamäes ja me kandsime tihti selliseid printsessi kleite performance'id tehes, et meie kõige edukam teos oli kahtlemata, et fair deal, aus kaup, et me nagu kerjasime, et give us money või pretty. Ja siis me tegime seda New Yorgis, Chicagos, Uus-Meremaal, Berliinis, Tallinnas, ma ei mäletagi igal pool ja mõnikord Peterburis olid ka asendusliikmed mõnikord, et see kontseptsioon ja printsessi kleidi visuaal ja ma mäletan, et kui kõik ajakirjanikud festivalidel tulid küsima, et miks niimoodi, siis ma seletasin, nagu te teete seda iga päev, et te annate kellelegi raha, kuna ta on ilus, popstaarile või millelegi, mida mingi modell reklaamib, ma ei tea, šiletid või deodorant või mida iganes. Mida te ütleksite endale nüüd, kui te olete kogenud elu palju, siis mida te ütleksite nüüd endale, kui te oleksite ikka veel kooliõpilane? Ma igaks üksi ütlekski midagi, sest ma arvan, et kui inimene teaks väga paljusid asju ette, mis tulevad, näiteks, et see kunsti nagu tähtsus nii palju ühiskonnas muutub, et ma arvan, et siis ma ei oleks neid asju teinud, mida ma tegin, et mina ikkagi kasvasin üles nagu 90ndate alguses, ma olin kooliõpilane, et siis kunst oli, et see Nõukogude Eesti arusaam, et kunst on midagi erakordselt olulist, et see jätkus, et kunstnikud olid igal pool meedias, kes siis olid kuulsad Ene-Liis Semper, Jaan Toomik, Raul Kurvits, Mare Tralla, et ma ei tea, Mare Tralla tegi koos 2 teise inimesega ETV-s kunstisaadet, mida isegi välismeedias kiideti, et see oli nii nagu värske ja lõpus ja eksperimentaalne, et kunst oli väga oluline, et kunst ei olnud selline asi, mille puhul nagu sina ütled, et sellega nii ei saa raha teenida, et sa õpid elektrikuks ja juba ette kunstikallakul koolis õppides sa eeldad, et sellega ei saa raha. Ütleme, et see mõttekäik ei tulnud mitte kellelegi tollal pähe, et mitte keegi ei mõelnud, et see nagu hobiharidus, mille ta EKAs saab, kuhu on tohutu konkurents. Et ma arvan, et kui me mõtleme, et teater on siiamaani ühiskonnas tohutult oluline ja Eesti on üks väheseid riike, kus ütleme,
näitleja on nagu kindla töökohaga tegelane, et kes saab riigilt palka ja siis võib kõike muud veel kõrvalt teha, et noh, et kunst oli midagi samasugust, et nõukogude ajal, kui sa olid ennast tõestanud, läbi löönud kunstnik, siis muuseumi ostust, noh, mu ema, kunstnik Mare Leis rääkis, et muuseumi ostust võis elada pool aastat. No, mina olen ka Kumule oma teose müünud. Ma sain 3 või 4 tuhat, no sellest vist ei ela poolt aastat, mul on siuke tunne. Aga tollal elas. Ja noh, et see oli nagu, et kunst tähendas ka raha, sest Nõukogude Liidus ei olnud inimestel palju osta ja siis osteti täiesti ametlikust Liivala ja tänaval, see oli Kingissepa tänav kunstisalongist kunsti. Inimesed ostsid väga palju kunsti. Graafikat, kui kellelgi oli juubel, siis koguti raha, kingiti talle maal. Et see oli hoopis teistmoodi, et kunst oli väga oluline, sellega kaasnes kindlasti raha ja tundus, et see 90-ndatel jätkus, tuli Sorose toetatud praegune kaasaegse kunstikeskus, mis jagas kunstnikele raha, summad olid tollal suured nagu lääne raha, et ma arvan, et ja noh, oodatigi sellist nagu uut kunsti, et see hakataks tegema midagi uute inimeste poolt, et ma arvan, et kunst oli väga oluline ja meil kellelgi ei tulnud pähe, et selle staatus ühiskonnas muutub, et see on nagu loomulik, et kui sa oled kunstnik, sul pole isegi ravikindlustust, et noh, midagi sellist ei osanud, ma arvan, tollal mitte keegi ette näha. Et seega ma ei ütleks endale mitte midagi eriti. Õudselt hea ja põhjalik vastus, mulle nii meeldis see. Aga ma arvan, see on kõik, mille jaoks meil aeg on täna. Aitäh, väga tore oli rääkida. Oli küll. Aitäh teile. Kui ma võtan takso ja lähen kirjutan oma artiklit edasi.